kiusad. Suur hea meel on kutsuda teid, head hooandjad, kaasa aitama Piret Eesmaa debüütraamatu väljaandmisele. See suurepärane raamat ilmub maikuus ja raamatu pealkiri on Hiire kõrvul. Raamatu on toimetanud Karoliina Pihelgas ja kujundanud Mari Ainsoo. See on üks tõsine raamat, mis räägib väga olulisel teemal ja mida on väga-väga meile vaja. Loodan, et leiate hetke, et vaadata video lõpuni ja toetada Pireti raamatu väljaandmist. Elas kord üks tüdruk. Ta oli väga õnnelik. Tal oli tore pere ja toredad sõbrad ja head hinded. Teda ei kiusatud kunagi ega koheldud mingil moel halvasti. Tema tulevik oli helge. Kõik pidi minema hästi. Ülikool, tubli. Tööle, tubli. Toredad töökaaslased. Edu, mees, lapsed. Näiteks 3. Ei, 5. Mitut last sa saada tahad, küsis ta oma tulevaselt mehelt, kui nad olid umbes 6 aega armunud olnud. Nii mitut, kui sina minuga saada tahad, vastas mees. 5, vastas tüdruk. No siis 5, vastas mees. Nad pidid elama metsa sees, suures majas, kollases, verandaga, kus kõik pidi olema natuke segamini ja muru natuke pikk. Hoovi peal palju põllulilli ja kiiged, iga ühele oma ja maastikuauto. Mitte läikiv ja uhke, vaid mudane ja pruun, kandiline, soovitavalt presentkatusega, mida saab suvel pealt ära võtta ja mille pagasnikusse saab visata pakid lihtsalt, spontaanselt. Pärast kosutavat hommikusööki ning sõita, juuksed tuules lehvimas, ringreisile ei tea kuhu. Tee peal selgub. Tööl pidid nad käima nii, et istud arvuti taga, siis tõused äkki püsti, sest kuhugi on vaja minna, kellegagi kokku saada. Siis ajad üle mitme nädala end esimest korda metsast välja, seod juuksed sassis krunnikesse, tõmbad teksapüksid jalga, paned kusagil lohakalt vedeleva 50-eurose tasku ja lähed. Oma maasturiga, iseenda ülemus, oma õnne sepp. Ei hooli rahast, aga puudust ka ei ole. Lapsed jooksevad päev läbi mööda metsa ringi, leiutavad, avastavad. Õhtusöögiks saadakse laua ümber kokku, põlved sinikates, rinnad rõõmsad, kõik koos. Sellest tüdrukust pidid kaugele jääma valu ja keerulised probleemid ja tunne, et tahad, aga ei saa. Kurbus ja abitus, ükskõiksus. Päevadel lihtsalt õhtusse veeretamine, igatsus, tühjus, rutiin, paigalseis. Aga just see sai suureks osaks tema elust. Ja selgus, et ta ei olegi selline, nagu arvas, et on. Ta ei läheks spontaanselt reisile ümber Eesti, sest kardaks, et töö jääb tegemata ja keegi pahandab ja raha saab otsa. Ja ta on kooner, ega julgegi midagi raisata, vaid paneb kõik kõrvale igaks juhuks. Ta ei taha osta maasturit, ei julge kolida metsa ega olla teistest inimestest kaugel, sest äkki ta läheb hulluks. Ja mis tööd ta sedasi seal metsas teeks, millega raha teeniks? Ta pole nii rahulik ega tasakaalukas, et suuta normaalseks jääda, kui tal on 5 last ja mees, kellega peaks elu päriselt jagama. Ja eriti mitte siis, kui ta laste saamise asemel hakkab neid hoopis kaotama.